No kui see on tegelikult ooper, siis nagu tahaks, kui mõeldes dekoratsiooni, siis tahaks nagu ooperis niisuguses ilusas muusikas natukene kerget dekoratsiooni. Niisugune, mis hingaks, mis oleks natukene läbipaistev ja oleks delikaatne. Samas see on nii palju sellest ooperis kohti, kus mängitakse ja samas siin on loodus, siin on kõrts, siin on majad ja nii edasi. Et see oli nagu päris pähkel, kuidas seda kõik ühendada ja mitte nagu laval kuhjata asju. Ja siis juhtus nii, et meie dekoratsioon muutus niisuguseks piisavalt, ma ütleks, visuaalselt kergelt, läbipaistvaks, kuid samas väga palju metalli. Ja paradoksaalselt seesama metall annas meile võimalust tekitada väga ilusad looduse pilte. Ja kui mõeldes ja nagu kostüümides, siis minu jaoks inspiratsioon paradoksaalselt toimus Aasia kultuuris, sest Aasia kultuuris väga tugev rebase kui niisuguses tegelases kui sümbol ja samas rebane Jaapani kultuuris tähendab ka nagu meil niisugune libahund, siis seal on ka libarebane. Ja kuidagi see natukene animatsiooni ja just seda Jaapani kultuuri hõng siin on ka olemas. Kasutame see palju niisugust pliseerimist ja niisugusest jällegi varianti kangest, et see oleks kerge, mitte väga nagu raske näitleja, et nad saaksid ilusti laulda ja ei mõtleks, kui raske minu seljas kostüüm on.